2 aastat tagasi võisid paljud poekülastajad üllatuda, kui nägid kohvipakkide küljes selliseid turvaelemente. Seda tehti sellepärast, et neid tooteid kiputi varastama. Aga tegelikult nüüd siin Postimaja Rimis võib leida ka energiajookide küljes sarnaseid turvaelemente. Ja kusjuures neid kipuvad varastama need, kellele see kõige raskemini kättesaadavam on, ehk siis alaealised. Selliseid vargusi on täheldatud varemgi, ent viimasel ajal on trend jälle tõusuteel. Kui laialdase probleemiga on tegu? See kindlasti on kesklinna kauplused enamus ja osade koolide kõrval. Kindlasti ma ei taha öelda, et iga kooli kõrval nagu on selline pood on, aga mõned piirkonnad on, et kui kauplus on kohe kooli kõrval, siis me näeme seda kahjuks negatiivset trendi, et vargused on väga kõrged. Kes siis energiajooke peamiselt varastavad? Kahjuks noored. Nendel on kindlasti mingid omad mängud, väljakutsed nagu ja võib-olla tihti see ei ole isegi vahatahtlik, nagu, et nad kindlasti varastavad, nagu, et see on võib-olla mingi täiesti mäng nende jaoks, aga meie silmades see on vargus. Rimi ei ole ainus jaekauplus, kus vargused aset leiavad. Ka A1000 Marketis on viimasel ajal energiajooke sagedamini varastatud ning seda teevad just alla 16-aastased noored. Energiajooke võib statistiliselt öelda, et 1 purk päevas varastatakse. Kuskil varastatakse rohkem ka? Piirkonnad on erinevad, et sõltub ikkagi sellest, et millega noored tegelevad ja kui palju neil endal lolluste jaoks vaba aega on. Mil viisil varastatakse, et topitakse kotti või lihtsalt joostakse minema? Ei, täitsa erinevalt, et tulevad seltskonnaga poodi, võtavad selle purgi, jalutavad mööda poodi ringi, kellel läheb taskusse, kes tuleb juba konkreetselt leti juurde, võtab siin mitu purki, panevad kotti, jalutavad välja. Välja nad ei jõua, üldjuhul nad väga kaugele sellega ei jõua, et peetakse kinni ja edasi juba tegeletakse siis kas vanematega või politseiga. Turvaelementide paigaldamine igale tootele eraldi on aeganõudev töö. Kas see ka ära tasub? Postimajas me proovisime, katsetasime ja siis me nägime väga positiivseid tulemusi ja siis me otsustasime, et seal, kus on see tõesti väga negatiivsed tulemused ja me näeme, et vargused on väga kõrged, siis me rakendasime teistes poodides ka ja me isegi vaatamata sellele, et see kindlasti võtab aega töötajatel panna need turvaelemente, siis tulemus on ikka positiivne. Veiko Varese sõnul saadakse 90% varastest kätte ning selliseid turvaelemente nagu Rimis nad veel ei kasuta. Tulevikus võib-olla on ka näha siin energiajookide küljes turvaelemente? Turvaelemente näha ei ole, on sellised teistmoodi elemendid, mida ei ole näha. Tervise Arengu Instituudi uuring näitab, et energiajooke tarbib iga nädal vähemalt ühel korral 20% õpilastest. Poisid tarbivad energiajooke sagedamini kui tüdrukud ning energiajookide tarbimine tõuseb vanuse kasvades. Võrreldes varasemate aastatega on näha suurt langust, mis on tõenäoliselt seotud energiajookide müügile rakendatud piirangutega. Siiski näib energiajookide tarbimise ja ostmise trend liikuvat tõusujoones. See on juba pikaajalisem trend, et me näeme, need energiajoogid kasvavad müügis. Teadupoolest ei müüda energiajooke alla 16-aastastele, kohati ka alla 18-aastastele. Miks on nende tarbimine noorukitel keelatud? Energiajoogid enamasti sisaldab kofeiini ja tegelikult ka enamasti palju suhkrut. Kofeiin on teadupoolest sõltuvust tekitav aine. Me näeme, et paljudel noortel võib olla ärevus sellega seotud. See ikkagi võimendab seda, see teeb seda vaimse tervise seisundit hullemaks. Me näeme väga palju ju teismelistel unehäireid ja see võib tegelikult seda asja veel halvemaks teha. Siis kuna ta südametööd kiirendab, siis osad võivad sellega pöörduda, et on kas halb või süda kuidagi peksab. Kui teadlikud on laste vanemad sellest probleemist? Sageli mingis vanuses noored käivad ju meie vastuvõtul üksi. Ehk siis tegelikult, kui me räägime, siis nemad räägivad mulle, aga seda, et kas nende vanemad üldse teavad, kas ja kui palju nad energiajooke joovad, ma ei ole alati kindel.